Ja nüüd jätkame oma päeva kõige viimase osaga, mis on ümarlaud sellisel kaarjal kujul. Et ma palun siia ümarlauda juhtima Aleksandra Eesti Kunstimuuseumist Kadriorust. Ja siis ma palun, annan sulle üle mikrofoni, siis sa saad juba ise. Jaa, suur tänu lõpuni vastu pidanutele ja siis palun siis meil siis Peeter Marvetiga siis ühinevad siia veel Kristiana Põld ja Samuel Andrew Hardy, kes olid lahkesti nõus siin paneelis diskuteerima. Mis pidime istuma? Tähestiku alusel. Ma pole istun siia serva. Oi, jaa, vabandus, Signe Friedenthal Muinsuskaitseametis. Kas me jätkame eesti keeles või ikka teeme inglise keeles ühiselt? Same. Yeah, maybe it would be difficult to make through the translation. Then Võib-olla on niimoodi keeruline, kui peate ka tõlget kuulama ja võime üritada seda kõike inglise keeles läbi viia, et siis te ei pea ootama, millal tõlget kuulete. Niisiis, kaks päeva oleme arutanud erinevaid teemasid, erinevad mõtted on siin õhku paisatud. Ja mul on väga hea meel, et me oleme siin ICOM Eestiga üritanud seda teemale laiemalt kõlapinda anda. Oleme toonud välja kõik selle, mis puudutab ebaseaduslikku kaubandust. Muuseumide ja teiste kultuuriasutuste jaoks on justkui lihtne mõelda, et see ei puuduta meid, see pole meie asi. Aga nüüd nende päevad jooksul on tulnud välja, et see ikkagi vägagi puudutab meid ka. Mis on teie esimesed mõtted nendest kahest päevast siin? Ja millised on need teemad ja ideed, milline on see suund, kuhu me võiksime edasi liikuda? Kõikide ettekannete puhul oli selline üks läbiv joon, see oli siis teadlikkus, harimine, sest et me arvame, et kuritegude osas ongi see teadlikkus olemasolu väga oluline. Ja see, et me peame seda nagu laiemalt arutama, millised on teie mõtted ja siis liigume edasi probleemide juurde, selle juurde, kuidas probleemidele lahendusi leida. Ja milline on siis kohalik vaatenurk ja milline oleks rahvusvaheline? Keeruline on midagi vastata, sest et kogu see temaatika on suhteliselt uus meie poole jaoks. Me ju täiesti tavapäraselt teeme nii paljusid asju, kui me räägime kollektsioneeritavatest esemetest ja pärandi asjadest, siis see on osa meie ärist ja ma olen suhteliselt kindel, et Osta.ee portaal on üks väga turvaline koht, kus müüa oma esemeid. Üks nüanss siiski on see teadlikkuse osa. Teadlikkusega seondub on vägagi problemaatiline. Meil on inimesi, kes on 15 aastat meiega koos tegutsenud ja nad teavad väga vähe sellest, kuidas seda kõike kaitsta, mida teha, kellega ühendust võtta. Kogu see teadlikkus meie töötajate poole pealt, ostjate poole pealt, kasutajate poole pealt, müüjate jaoks, just see teadlikkuse osa ongi see, minu jaoks on see mõte, see iva siin, just see koolitusteadlikkus.
et neid teadmisi laiendada, aga mis muudab selle keeruliseks, on, et meil puudub selline suuremahuline andmebaas. Et me teaksime, mis kuulub kultuuripärandi alla ja millised objektid peaksid olema kusagil nimekirjas ja mida võib müüa ja mida ei või müüa. Minu jaoks ongi just see uued teadmised see, mille ma siit konverentsilt kaasa saan ja tagasi töö juurde teistele viin. Mina nõustun sellega. Minu jaoks on ka olnud väga tore näha seda infokogust siin. Laiemalt riikide kohta, piirkonna kohta, me sageli ei saa seda infot väljaspoolt ju. Ma mäletan, et palju aastaid tagasi Holger Roonemaa, ajakirjanik, rääkis kuritegevusest ja propagandast. Ja ma esitasin küsimuse, ma küll ei eeldanud, et ma vastuse saan, aga retooriliselt esitasin küsimuse, et ma tahaksin teada, kas kultuurivara kurjategijaid on ka kinni püütud. Ja et kas nendelt on üritatud saada siis mingisugust luureinfot lõpuks kätte saada, nad edastaks seda Venemaale. Tema vastus oli, et jaa, seda küll, aga ma ei eeldanud, et keegi väljaspoolt üldse huvi tunneks selle vastu, nii et inglise keeles ma jätsin selle kirja panemata. Ja tegelikult mingis mõttes see oli minu jaoks kurvastav. Aga teisest küljest ka väga märgiline ja minu meelest sellistest asjadest võib olla väga palju abi, need võivad aidata meil ka infot jagada, et panna kokku selline laiem pilt, kui ühel inimesel eraldiseisvalt, ühel asutusel eraldiseisvalt võiks olla. On väga hea meel näha, et ICOM ja muuseumid ongi praegu selleks platvormiks, et me oleme juba nende aruteludega algust teinud. Sest minu meelest muuseumid on juba iseenesest väga headeks näideteks, ka see muuseumi eetikast. See on ka seotud ICOM-iga ja kõik need ausad sissevaated ja arutelud on väga olulised, et leida uusi koostöövõimalusi, vaadata, kuidas tulevikus koos tegutseda. Minu meelest on siin väga palju mõtlemisainest. Siin kõlasid ka väga paljud head ideed, väga palju uusi kontakte saanud luua. Mina omalt poolt tooksin välja järgmised nüansid. Minu meelest Osta portaal on tõesti selgelt üritanud olla keskendunud turvalisusele, võtnud ka omaks selle, et nad üritavad võidelda pettuse vastu, aga kahjuks nad ei ole ainus müügiplatvorm maailmas. Nii et on ikkagi väga palju selliseid kohti ja võimalusi, kus kurjategijad kogu aeg otsivad sellist võimalust, kus on kõige väiksem vahelijäämise võimalus, kus on võimalik, et nemad oma aja ees saavad kõige suurema vastutasu, kui nii võib öelda, et neil oleks seal võimalikult hõlbus raha teenida. Minu meelest minu ettekandele eelnev ettekanne, kus räägiti väliste turgude või kauplemiskohtade monitoorimisest, et see on väga väärtuslik. See on oluline väärtuslik info kogumiseks ja tegelemaks nendega, kes kas ei ole huvitatud sellest, et oma kauplemiskoht nii-öelda puhtana hoida, sest et minu meelest ka Eestis on mõned sellised platvormid, kus võiks öelda, et oleks omajagu tarvis veel puhastustööd teha, kui ma nii võin öelda. Nii et omajagu sellist ebaseaduslikku tegevust on ikkagi loomulikult käimas, aga leidub ka neid, kes lihtsalt ei saa aru, et selle sarnased seaduse rikkumised nende platvormil üldse aset leiavad. Et mina midagi uurin ja siis ma näen, et et seal tundub küll midagi kahtlast toimuv, siis et neil on halvad kavatsused. Aga ma alati sunnin ennast ka ikkagi veidi kahtlema selles idees, et no on olgu. Võib-olla nad lihtsalt ei ole teadlikud ja võib-olla me peaksime kõigepealt lähenema neile selliselt, et niimoodi preventiivse või koolituse või harimise mõttes, et me ütleme neile, et näete, et on võimalik, et siin tehakse midagi illegaalset. Sest ma olen tegelikult ka töötanud ühes kohas, kus me ehitasime e-kaubandusplatvorme suurtele poodidele ja brändidele.
ja selgus, et valdav osa kauplejatest ei olnud üldse kursis sellega, näiteks sellega, et kuidas nende maksete liideseid on võimalik kuritarvitada, et seda on võimalik rünnata. Nii et ma arvan, et see on väga oluline, et me peame kokku koguma need head näited, aga pidevalt peame ikkagi hoidma silmad lahti, vaatama, millised on need teised näited. Minu meelest on väga oluline teha ära ka see töö, et me peame panema probleemide tüpoloogia paika, peame selle kaardistama, kas või need 10 punast häirelipukest, kus on võimalik, et lõpuks ikkagi selgub, et tegeletakse mingisuguse pettusega. Enne, kui meil on need kaardistatud, on keeruline öelda, et vot siin on mingisugune kivitükike, kuidas me nüüd teame või saame teada, et kas see on mingit väärtust oma või mitte. Nii et mulle vägagi meeldib see, et kui ma uurin mingit uut küberkuritegevuse juhtumit, siis ma suure tõenäosusega leian ka mingit tausta, mingeid uurimusi selles vallas, tavaliselt Ühendkuningriigist või ka Belgiast. Ja ma saan reaalselt kohe näha, et keegi on juba näinud vaeva, on üritanud mõõta preventiivsete toimingute tulemust, et on mingisugune graafik, mingi joonis, et me tegime seda, seal on mingid jooned tõmmatud. Nüüd me saame öelda, et vot näed, see tõesti toimib reaalselt. Aga samal on oluline ka teada, et vot mingid asjad ikkagi ei toiminud. Ja me saame siis mingisugust teist preventiivset lahendust kasutada järgmisel korral. Ja tuleb seda uurida, analüüsida. Tõsi, ja mina hakkasin mõtlema, et väga paljud inimesed ei ole teadlikud sellest, et see, mida nad teevad, ei ole seaduslik. Ma tegin seal midagi, kaevasin seal midagi oma vanaema juures maakodus ja mida ma siis valesti tegin. Teised inimesed tunnevad huvi selle asja vastu, mis ma sain ja nagu me politseilt kuulsime, keegi küsis, et kas mul on siis midagi ebaseaduslikku, kui mul on näiteks mingisugune võltsitud dokument või pass. Seda on väga lihtne ju valmistada, kõik justkui teevad neid asju. Nii et just see teadlikkuse osa. Ja võib-olla ka nüüd see seadusandluse pool. Peame vaatama, kui palju meil on võimalik olukorda paremaks muuta. Me räägime suuremahulisest organiseeritud kuritegevusest, kus kõik on ette planeeritud, siis võib-olla muuseumide kontekstis ei ole võimalik seda nii väga muuta või selle vastu võidelda. Kui me räägime väikesemahulisest kuritegevusest, siis nende puhul on ikkagi võimalik, et neid on võimalik ära hoida, kui inimesed oleksid paremini teadlikud, neil oleks rohkem infot. Me ei hakka tegema selliseid 1-minutilisi TikToki videoid selle kohta, milline on seadusandluse võlu ja millised on inimõigused. Ja mis puudutab meie kultuuripärandit ja seda hariduslikku poolt. Aga mida saaksime me teha nende inimeste jaoks, et nad teaksid, mis on hea, mis on halb? Ma lisaksin siia ühe alternatiivse vaatenurga. Nimelt, on omajagu inimesi, kelle jaoks kuritegevusega saadud tulu on vajalik selleks, et oma igapäevaelu eest maksta. Ma ei ütle, et see on midagi head, seda mitte, aga on ju need sellised suured kriminaalid, kes korraldavad rööve Louvre'is ja kus iganes, aga siis on meil need inimesed, kes müüvad neid münte või mis seal oli välja toodud, kes on need sellised üksikmüüjad. Ja nende jaoks on nagu selline väikesemahuline töö, mida nad teevad.
ja mina omalt poolt nende erinevate otsingute osas vaatan, et kui nad vaatavad, et Google Chrome'i ajakohastamine ei luba selle phishinguga edasi liikuda, et ei saa neid andmeid varastada, siis kui isikud müüvad neid vahendeid selleks, et seda infot veebileht sees kätte saada, siis nad ütlevad, et me oleme teadlikud sellest probleemist ja me paneme kõik teie tellimused pausile, kuni see kõik on lahendatud. Ärge muretsege, et me lahendame selle kõik enne, kui teil on vaja hakata oma arveid maksma. Ja nädal hiljem on kurjategijatel lahendus olemas ja nad müüvad seda, ütlevad, et näed, me oleme nüüd uuesti oma tegevusega algust tegemas ja me teame, et inimesed, me oleme näinud ka seda arvamuste vahetust Telegramis ja nad sageli tõesti ongi rahaliselt väga kehvas seisus, neil ei ole raha. Nad tõesti siiralt mõtlevad selle peale, et kuidas see saada toimima järgmiseks nädalaks ja näed, keegi aitab mind, keegi leiab selle tee. Inimesed on väga leidlikud, nad suudavad optimeerida asju, nad on väga loovad. Ja kui ma vaatan neid suuremaid platvorme ja ründeid suuremate platvormide vastu, ma neid kauplemiskohti nii väga ei ole uurinud, aga ütleme, need suured platvormid, nagu need on Bolt, nad on ka oma ettekannetes selgitanud, et nende turbeosakond astub ühe sammu ja skämmerid astuvad kohe järgmise vastusammu. Ja see põhimõtteliselt toimub reaalajas. Et on täiesti võimalik, et midagi natuke kohandatakse. Ma ei tea, kuidas see ostaportaali puhul toimib. Ja võib-olla Eestis ei ole nii keeruline. Keegi peab pidevalt hoidma silma peal sellel, mida kriminaalid teevad ja neile vastu astuma. Ja kui me tahame teada saada, kes on need inimesed, kes pärandvara müüvad, siis sellel medalil on 2 külge. Kui te olete oma platvormi liiga kaitsev, siis nad lähevad kusagile mujale, kus see nii ei ole. Kui te kaardistate, siis ja nendel on alati selgitus, et see on suveniir, mille ma ostsin Itaaliast või kusagilt mujalt. Ja siis on foto ja te näete, et see on mingi väärtus, seda ei peaks nii müüma, nii et me iga päev teeme sellise harimise tööga. Ja me näeme, et nad lähevad kusagile mujale ja jäävad oma äri seal. Ja politseilt oleme me kuulnud, et teised platvormid ei ole sageli koostööaltid ja tõesti ei tea, kui palju tegevust seal võib toimuda. Ühelt poolt tahate aidata, aga teisalt nad lähevad kusagile mujale ja seal meie ei saa enam uurimisele kaasa aidata. Et see on tõesti keeruline olukord. Ma olen ka teistes ümarlaudades istunud, me oleme rääkinud, et see kommunikatsioon, mis on rahvale suunatud, üldsusele suunatud, peab olema parem. Näiteks on olemas Facebookis müügikohad, siis öeldakse, see on ju ainult sõprade suhtlemise ring, me ei saa siin kuidagi kaasa aidata. Jah, võib-olla ühelt poolt platvormid tahavad aidata ja vahel peaks olema siis tõesti kõikide turul olevate osapoolte vaheline koostöö. Muuseumide ja veel teiste osapoolte vahel. Jah, kui meil informatsioon on olemas, tõesti, need kurjategijad võivad olla väga uhked oma tegude üle. Nagu Samuel kirjeldas, või võtame siin osta.ee, kust võib leida midagi, mis tuleb meile tuttav ette ja siis ostate sellepärast, et teatud see kulub muuseumile või kirikule. Oluline on teada, milline on õiguslik raamistik ja kuidas on see süsteem, et rikkumistest teatada. Jah, me võime panna mingi automaatkontrolli peale, aga see on, lisatakse vale kirjeldus ja siis
need, kes on valmis rikkumistest teatama, peavad samuti teadma, kuidas oleks võimalik takistada sellist müüki. On olemas Euroopa direktiiv, mis käsitleb ka platvorme, et tuleb anda platvormist teada, anda link, nii et kõik platvormid, mis Euroopas toimivad, need peab olema infolink, aga tegelikult hea on see, millest on juba juttu olnud, et saab esitada küsimusi. Kui küsimusele ei vastata, siis võib alati kliendi toele saada, et ma küsisin olulist küsimust, ei vastatud. Kui kriitilisi küsimusi asutakse, et kas teil dokumentatsioon on, kust see pärit on, siis nad lõpetavad müügi ja võtavad platvormilt maha müüdava eseme. Ja on küsinud, kas me peaksime sulgema need nüüd müügivõimalused või võimaldama nendel tulla platvormile, ka edaspidist me teame, kes nad on, me teame, kes ostab. Ja kui me saame teada, et müüvad kogu aeg ja teised inimesed ostavad kogu aeg, siis on võib-olla rohkem informatsiooni ka politsei jaoks. Jah, kui oli üks ese, siis võib öelda, et jah, see oli minu vanaema. Aga kui selline müük toimub päevast päeva regulaarselt, kui keegi ostab regulaarselt selliseid asju, siis on politseil ka võimalik ju paremini oma tööd teha, kui nendel on rohkem informatsiooni. Jah, mina tahtsin omalt poolt lisada, et kultuuripärandi kaitsel tegutsevad inimesed, pärandihoidjad on sama kirglikud kui kurikaelad. Me peame tõesti vahel mõtlema nagu kurjategijad, sest nemad leiavad kogu aeg uusi võimalusi, kuidas müüa. Meie peame leidma uusi õigusakte, määrusi. Võrgustumine on siin hästi oluline. Koostöö riiklikul tasandil, nii et tõepoolest võrguga saab tegelikult ainult olles ise võrgustunud. Ja me oleme täna kuulanud neid ettekanekuid ja saanud aru, et kõik ei ole Interpolist ja kadunud esemete andmebaasidest ja muust taulisest. Tõesti, jutt olnud ka sellest, et väga suurt ühtset andmebaasi ei ole, aga oluline on see, et oleksid süsteemid omavahel sidustatud, aga eelkõige tuleb olla teadlik sellest, kus on need kohad, kuhu poole pöörduda oma küsimustega. Loomulikult, see on keeruline töö. Aastaid tagasi müüsid oktsionimajad näiteks mida iganes, kõike. Aga nüüd on asi muutunud palju ametlikumaks. Oktsionimajadel on väga karmid eeskirjad, nad on ka ettevaatlikud, nad on valmis kontrollima iga eseme päritolu, mille nad oksjonile panevad. Kui on mingeid kahtlusi, siis nad pigem lükkavad selle kõrvale. Jah, nad ei teavita sellest politseid, aga nad ei hakka seda müüma. Aga kui me räägime veebiplatvormidest, siin on rohkem seda halli või musta turgu. Aga kas on üldse mingisugust ülevaadet, kas on välja arvutatud, kui suur osakaal on mustal turul, kui me räägime kultuuripärandist? Kas niisugust statistikat on? Teate, mis iganes arvu teile pakutakse, see on alati vale. Ja, need on üsna laest võetud sageli. On kümneid tuhandeid inimesi, kes tegelevad röövimisega ja võib-olla kümneid tuhandeid konkreetses riigis. Ükskõik kui pühendunud meie oma eriala spetsialistidena olema, siis juba puhtalt see hulk inimene
on meie väheste ressursside jaoks tohutu suur. Ja väga palju ettevõtjad on ka väga madala tasemega, teiste sõnadega vahel ma näen, et postikulu on suurem kui see mingisuguse eseme enda hind. Siin on platvorme, kus ei ole või kus ei taheta mitte mingisugust regulatsiooni või seiresüsteemi. Jah, on neid, kes tunnetavad sotsiaalset vastutust. Jah, aga inimestel, kellel ei ole suuremat sorti sissetulekuid, on väga lihtne teha raha, müüa mingisuguseid üksikuid esemi teistele inimestele, kellel on suhteliselt vähe raha. Ja siin peame me olema lihtsalt omalt poolt stabiilsed, kannatlikud, teha oma tööd, tuvastada võimalusi võidelda sellise olukorraga, teavitada õiguskaitseasutusi sellisest tegevusest. Ka õiguskaitseasutustele peaks olema siis sellist aega pühenduda ka selliste küsimuste lahendamisele. Jah, itaallased on öelnud, kui nüüd politsei oleks valida kas uimasteid või antiikvara taga ajada, siis ilmselt valitakse uimasteid. Jah, tõepoolest. Mina tahaksin omalt poolt veel lisada ühe aspekti. Kim rääkis kohaliku tasandi politseinikest, et kas nendel on silm piisavalt terav, et midagi märgata. Aga kui ma nüüd mõtlen asjale politsei poolt ja uurimiste peale, siis tegelikult me vaatame ju asja läbi luku ja augu. Me peame me konkreetselt vaatama, mis iseloomutab seda konkreetset kuritegu ja siis me vaatame teisest lukuaugust sisse, seal on mingi teine kuritegu ja peame seal väga spetsiifilised olema. Me peame maailmast väga killustunud pilte, aga mäluasutused ilmselt omavad olukorrast laiemat pilti ja ka kauplemiskohad. Ja siin loomulikult kauplemiskohtadel tulevad mängu kõik need Euroopa andmekaitse määruse sätted ja nii edasi, seaduse rikkuda ei tohi, aga kui on midagi spetsiifilist ja on selge, et lähtudes mingist konfidentsiaalsuse sättest te saate seda infot jagada, siis see aitaks meil kindlasti mõista olukorda, mis tegelikult aset leiab, ilma et me mingisuguseid lepinguid või sätteid korrustaks. Ma kordun absoluutselt korduvalt, et kõik saaksid absoluutselt ühtemoodi ja õieti aru. Aga sellise info saamine, kui teil on tunne, et on rida inimesi, kes teevad midagi sellise, te ei anna mingit isiku andmeid, et kusagil 50 inimest. Aga mina loen sellest välja. Mina arvan, et ainult üks tüüp. Aga kus need ülejäänud siis tegutsevad? Kas need on meie politseipiirkonnas või mujal? Ma vaatan ka meie dokumendihaldussüsteemile. Ma tean, et ma pean ju kusagilt saan leida. Kindlasti on mõnest varemgi teada andnud need väiksed infokillukesed aitavad, nii nagu Alice sai minna peegli taha. Ka meie saame teie väikeste infokildude kaudu oma silmad avada ja sellest on väga palju kasu. Ja väga oluline on tõesti sellise info avaldamine.
jah, see võib olla ju meie jaoks piinlik, muuseumi reputatsiooni õõnestada, aga sellised juhtumid ju õpetavad avalikkust, et me kanname vastutust pärandi eest, me oleme haavatavad, see on meie rahvuslik pärand. Asjad, mis on kirikus, muuseumis, avalikus ruumis, see on avalik vara ja oluline on, et oleks ka teadmist sellest. Ja turul on ostja. On müüjad, kes innukalt tahavad müüa, sest kusagil on ostja. Aga me saame ka siin tööd teha, kui ostjaid ei oleks, siis kui keegi ei hakkaks ostma varastatud jalgratast, siis poleks ka mõtet seda varastada. No ja seesama on laiendatav ka arheoloogiale näiteks. Eestis on detektorism hobi, alguses on hobi, siis saab ta tööks ja maksate. Ja te ei hakka enam eetiliselt mõtlema. Nii et töö ostjatega, eetiline külg on oluline. Mis te sellest arvate, kui mõelda selles suunas? Et me peame olema sama loomingulised kui kurikaelad. Ma ei tea, kas see konkreetne juhtum on juba lõpetatud, aga ma tean, et oli Ida-Euroopas üks röövimisjuhtum, kus väärtused jõudsid Lääne-Euroopa. Ja siis tekkis kurjategijate vahel konflikt, nad ju kõik vihkavad üksteist. Ja ühte solvas see, et see Põhja-Euroopas tegutsev kaubitseja info avaldati. Info oli platvormil. Ja siis toodi välja riikliku julgeoleku aspekt. Aga kui me saame kasutada niisuguseid pädevaid argumente, siis meil võib olla väga palju tõhusam võitlus sellise kuritegevusega. Mis te, Signe, arvate? Jah, tõepoolest küsimus ei ole mitte ainult konkreetse kultuuriväärtuse kaitsmises, kultuuripärandis. See on üldine turvalisuse küsimus. Olgu siis tegemist varguse või salakauba juhtumiga. Väga oluline on tõsta teadlikkust politsei tasandil, julgeolekuasutuste tasandil, et kultuur on oluline. Vahel jääb see natuke kahe silma vahele, et see pole ju eluohtlik, kui midagi kusagilt sealt varastatakse. Aga võtame nüüd Ukraina näite. Kultuur on väga suur osa elust ja seda on väga mõjutatud, seal tuleb kaitsta. Jah, loomulikult. Meil on väga palju andmeid, igasugused süsteemid. Me rääksime erinevatest võimalustest, kuidas politseid, õiguskaitsetöötajaid koolitada, kuidas avalikkust harida, tollitöötajaid koolitada. Meil on punase nimekirjasüsteem, ICOM tegutseb. Ja nii me oleme saanud aimu, milline osa meie kultuuripärandist on ohus. Ja kui me mõtleme sellistest nimistust ja muust, on ka veebiplatvormile kasu.
ma arvan, et põhiprobleem on selles, et me tegelikult ei tea, millist konkreetset eset kaitstakse. See võib olla varastatud. Vaasi võib igaüks panna üles, ostad Etsist 5 euro eest ja näeb välja üsna selline nagu mingi muu. No ma ei tea, kui palju nüüd Mona Lisa taolisi pilte müüakse, on see võlts või ehtne. Keeruline on seda kontrollida. Meie puhul on 500 000 eset, mida iga päev platvormil müüakse ja need on ka keeruline seirata. Ma olen 12 aastat selles firmas töötanud. Ma ei usu. Meil tegelikult on olemas oma DVD sisu siseselt võimalus monitoorida otsingu sõnad, vaadata, kas on mingid relvad, lapspornograafia, muu. Jah, me seirame neid kogu aeg pidevalt, aga ma ei usu, et on olnud nii, et me teame, mida otsida, mille puhul müüks sulgeda, mis on see õiguslik aspekt, kes ütleb, et see on ehtne, see on võlts, seda võib müüa, seda mitte. Aastatel on väga palju juhtunud ja direktiivis on sätestatud, et kõik platvormid Euroopas peavad jälgima, milliseid müügile pandud nimetusi nad maha võtavad. 14 pluss lehekülge, kus on tuhandeid veerge. Aga minu arust seal ei ole küll öelnud, et ma peaksin nüüd pärandit või kultuuriväärtust seirama. Jah, seal on olemas alkohol ja muu taoline. Ma arvan, et direktiivis peaks olema see kirja, siis hakkaksid platvormid sellega tegelema. Sest muidu me ei tea, mida me peaks, mida mitte tegema, mis on seaduslik, mis on ebaseaduslik. Ja veel informatsioon, mis me saame valitsuse tasandil, tuleb rohkem rääkida, suhelda, olgu platvormid Eestis või mujal. Tuleb välja tuua konkreetselt, mis on direktiivi tuum. Jah, platvormid ei saagi päriselt aru, saadavad lihtsalt ära info, mis vaja. Mõned nendest platvormidest on koostöö valmivad, mõned mitte. Võib-olla mõned lihtsalt ei tea, mida teha tuleb. Ja on 10 lehekülge mingit juriidilist teksti. Jah, täpselt. Jah, programmeerijad. Meil ei ole suurt meeskonda, kes kõiki neid juriidilisi aspekte suudab jälgida. Jah, probleem on selles ka, et enamus Euroopa regulatsiooni rõhutab seda, et tuleb teha asju õieti. Ja siis tulevad ja vaatavad, kontrollivad, kas see, mida te teete, on õieti tehtud. Kui me võtame näiteks selle andmekaitse määruse. Ameerikas on asjad pisut selgemalt ja teistmoodi lahendatud. More on, let's say interaction design from his education and practice side. Kui ma mõtlen nüüd ühele kolleegile, kellele tekkis huvi, kuidas õpetada on the field police. Politseile küberkuritegude lahendamist. Mitu intervjuud välja püüdis siis meie organisatsiooni siseselt teada saada, missugune ootus on, missugune see õppematerjal peaks olema ja parimad uurijad ütlesid, et ma tahaksin 5-punktilist kontrollküsimustikku. Ärge tulge mulle rääkima, kui ei ole konkreetselt öelda, mis seal peab olema. Seega, meil on andmebaasid,
vinge värk. Say I have 500 pictures from 500 let's say for whatever reason, or I have found these 500 pictures on pilti Telegram group. näiteks kas Telegrami grupist või Osta Eesti või kus iganes. Aga kuidas ma nüüd kõige tõhusamalt selle 500-ga tegelen, kuidas ma saan andmebaasis seda kasutada? Mul ei ole seda aega, et sinna ühe kaupa neid hakata üles riputama, sest mul on terve virn teisi juhtumeid lahendada. Need igasugused äpid, programmid, liidesed on oluliselt, sest süsteemid peavad vastu võtma selle, kui ma viskan sinna sisse näiteks 5 gigabaiti, 5 terabaiti, mingi sipitud faili, saan sealt jah, ei vastuse. No võib-olla mitte jah, ei vastuse, aga mingi 50-60 vihje. Meil peab olema tõesti väga praktiliselt need asjad lahendatud. See ei ole alati nii lihtne. Ei ole. Aga kui küsida inimesed, mida nad koolituselt ootavad, siis on vastus selline ja me peaksime vähemalt püüdlema selles suunas. Andmebaasid on nagu Interpoli ID-art või see punane nimistu ja see on nagu viide, kas on kultuuriline väärtus, kas see on oluline. Meil on väga hea näide koostööst tollitöötajatega. Meil on väga pikaajaline koostöö. Eelmisel aastal me koostasime ühe leheküljelise juhise. Euroopa direktiiv on keeruline mõista, et pole aega seda. Nad peavad ju tollis kibekiirelt otsustama, kas sellel esemel peavad olema mingid dokumendid, kas nad peavad võtma ühendust Muinsuskaitseametiga, mõne teise tolliasutusega, kellega iganes. Ja see toimib. Nii et niisugune koostöö näide on juba olemas. Aga kuidas oleks võimalik üks lehekülg panna ka näiteks teiste valdkondade jaoks, mis käsitleks siis neid seaduslikku ja ebaseaduslikku kaubandust. Ja see on meie eesmärk, me teeme rohkem koostööd politseiga, harime neid kultuuriväärtuste küsimuses. Ja me koolitame neid, et nad märkaksid. Isegi kui me ühe leheküljelise infolehe koostasime tollile, siis nemad võtavad meiega ühendust, meie nendega, sellepärast, et inimfaktor on väga oluline. Paberime nimekiri on üks asi, aga see ei tähenda, et seal on kõik. Aga ma toon veel ühe näite oma kübervaldkonnast. Ma töötasin eelmises töökohas turvaosakonnas ja ma olin nagu evangelist, ma ütlesin, et 50% on arvutivärk, 50% on turvavärk ja ma ütlesin alati, kui on kahtlus, et tegemist on õngitsuspeiliga, võtke minuga ühendust ühel või teisel moel. Väga oluline on kiiresti ja õieti anda vastus. Sest kui ma ei vasta veerand tunni või poole tunni jooksul, siis raamatupidaja vajutab sellele lingile ja halvad asjad võivad juhtuda. Nii et tugistruktuur peab olema äärmiselt tugev. Väga sageli saadetakse nende koolitsus, õngitsus meile. Jah, seda ei pea tegema. Te peate võimestama inimesi. Nad teavad, et on keegi, kes pakub nendele tuge ja mina oma valdkonnas
kui keegi andis teada õngitsusest, siis me viisime läbi täieliku uurimise ja alati selle tulemusena koostasin ka materjali, nagu ma siin Hiina juhtumi puhul kirjeldusin, et kui te oleksite selle lingi avanud, siis oleks juhtunud nii, sest mina olen turvalistel süsteemidel nii-öelda oma liivakastides selle läbi mänginud. Ma rääkisin sellest ka finantsinimestele, et ma ei tule teie juurde, öelge oma kolleegidele see jutt edasi. Need inimesed said aru, et nad on organisatsioonis olulised inimesed ka turvalisuse aspektist ja nad hakkasid omavahel rääkima, niimoodi me kujundasime seda turvasaadikute võrku omas valdkonnas ja me hakkasime üha rohkem ja üha paremini aruandeid saama. Ja alguses tuleb mingi suvaline juhuslik tagasiside, aga kui teil on niisugused arengutsüklid, liigute edasi, siis tagasiside muutub väga palju sisukamaks. Ja te saate juba rohkem ja rohkem inimesi panna aru saama asjadest. Inimesed suhtlevad ju inimestega. Võrgustumine ja see, millest me rääkisime, et kõik omas valdkonnas tegutsesid ja mida rohkem me koolitame, mida rohkem on meil turvalist teavet inimeste institutsioonide tegutsemise kohta, seda paremini on võimalik kaitsta. Kim rääkis meile sellest turvatundest. Oluline on just teada, kui midagi juhtub, mida ma teen, kuhu ma pöördun. Ja oluline on ka, et see vastaspool teab, et politsei, toll, pärandihoidjad, müüjad on kõik nii-öelda teavitatud, et oleks teada, kui midagi on, siis keda informeerida. Oleks oluline alati teada, kellega konkreetselt suhelda. Muuseumid on erinevad. Nagu me äsja kuulsime, arhiivid, on raamatukogud, muuseumid, kõik eeldavad, et inimesed on head, tulevad heade kavatsustega ja kunstimuuseumis on meil ka aeg-ajalt olukorda, kus keegi tuleb ja pakub midagi, oli üks hulltahanlane, kes tõi Leonardo pildi meile, lubas selle annetada selle meile, kui me teeme näituse. Ja kõneleja vabandab, see on mitte Leonardo, vaid Michelangelo. Tõesti võimalik teavitada sellest politseid, sest väga palju liigub selles maailmas ka võltstooteid. Väga oluline on võrgustumine. On suurepärane, et me oleme tulnud kokku. Ja nüüd ma pöörduksin kolleegide poole, kes veel elus on. Mis teie sellest arvate? Mis te siin kuulsite? Kas on mingisugused viimased kommentaarid, küsimused panelistidele? Kas teil on mingeid küsimusi?
Yes, I think so. For me, although though I'm Minu jaoks, quite involved in the questions. kuigi ma olen omajagu selles mõttes kogu selles teemas sees, nii nagu ka paljud teised meie hulgast, siis ma tean sellest päris hästi. Aga see muudab seda vaatenurka, et kui sinu ees on ka need teised vaatenurgad ja see kõik koondub ühe konverentsi alla. Sa näed, kuidas osad inimesed näevad seda oma vaatenurgast. Me näeme siin erinevaid pusletükke ja meil on võimalik mõnevõrra rohkem nüüd seda ust selles mõttes lahti tõmmata, et me näeksime ka laiemat pilti, kas või seoses nende PRISM-projektidega. Ennekõike on see oluline just teadlikkuse tõstmiseks, inimestega tuleb ühendust võtta. Me näeme ka, et me ei ole ju selles üksi, sest et kahetsusväärsel kombel ebaseaduslik kaubandus on oma olemuselt igati rahvusvaheline. Ja see võib alata meie riigist või on see lõpp-punkt meie riik, aga igatahes kahjustab see meie pärandit, ka majandust. Et ma arvan, et mida enam inimesed on kursis selle kõigega, seda parem see on. Meil on võimalik siis ka pärandit kaitsta ja jagada teadmisi ka selle väärtuslikkusest. Et ma tänan teid väga, suur tänu Agnes, suur tänu Tiina, suur tänu korraldamise eest. Korraldasite tõesti suurepärase konverentsi. Ma tahtsin veel lisada, et me jätkame. Need, kes lähevad homme Leetu, siis Leedu Rahvusmuuseumil on samateemaline konverents homme ja ka ülehomme. Eestis Narva muuseum korraldab samamoodi 8. mail ühe vastava konverentsi nendele, kellele see huvi võiks pakkuda. Seal käsitletakse ka sellist väga aktuaalset teemat.